Tartu volikogu kinnitas täna ametisse linnapea Urmas Klaasi, kel hakkab nüüd jooksma 4. ametiaeg. See on väga suur au ja see on väga suur vastutus. Need tunded käivad käsi käes. Tartu linn on väga võimas linn ja ma väga loodan seda, et meie hea koostöö siin volikogus linnavalitsuses jätkub. Samuti kinnitati ametisse abilinnapead. Rahanduse ja linnavarade eest hakkab vastutama reformierakondlane Martin Beck. Planeeringute ja ruumiloome eest aga reformierakondlane Kertu Vuks. Sotsiaalvaldkonna eest seisab isamaalane Merle Kivest, haridusvaldkond jääb uues linnavalitsuses isamaalase Ulla Preedeni vastutusalasse ja linnamajanduse eest seisab isamaalane Priit Humal. Kui mullu sügisel sai teatavaks, et valimiste aastal Tartu linnajuhtide palk ei tõuse, siis tänasel istungil otsustati Isamaa ja Reformierakonna ettepanekul linnajuhtide palkasid siiski tõsta. Nii kasvab abilinnapeade palk 7500 euroni ja linnapea Urmas Klaasi palk 8600 euroni. Mina oma palgaga ei tegele ja ka linnavalitsuse liikmete palkadega mitte, need see on volikogu pädevuses. Ju nad on oma otsust ja ettepanekut hästi kaalunud ja see otsus on volikogu kätes. Volikogu esimees Tõnis Luukas aga palka ei saa, sest samal ajal on ta ka Riigikogu liige. Praegu siin samas ukse taga toimuv Tartu volikogu istung on seni kulgenud ootuspäraselt. Aga just äsja teatas Tartu volikogu esimees Tõnis Luukas, et tema Isamaa fraktsiooni ei kuulu. Põhjuseks on Isamaa fraktsiooni kuuluv Kris Kärner, kes on oma sotsiaalmeediakanalites Tõnis Luukast solvanud. Ma ei saa lasta sellisel vanal kärsal, kes on selgrootu tölmokk, kes on kuradi eestlaste ja Tartu linna maha müüja Reformierakonnale. Värdjas, ütlen otse välja. Tema tuleb mulle ütlema. Kui Tõnis Luukas on öelnud, et tema ootab Kärnerilt avalikku vabandust, siis teatas Kärner, et tema vabandada ei kavatse. Sest ma tõsimeeli ma ei näe, et ma oleks midagi valesti teinud või öelnud. Jaa, ma ütlesin talle halvasti, aga ma ütlesin talle halvasti lähtuvalt oma põhimõtetele ja sellele, mis ma tõsimeeli tolle hetkel tundsin ja nägin. Ja ma ei näe vajadust selle eest vabandada. Täna õhtul toimub ka Tõnis Luukase ja Kris Kärneri vaheline lepituskoosolek, mille on siis kokku kutsunud Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk. Sellel koosolekul osaleb ka piiskop Joel Luhamets. Vabanduse palumine on suhteliselt lihtne, andeks andmine on palju keerulisem. Minu teooria järgi andeks andmine tähendab seda, et ma võtan teise süü enda omaks ja tunnistan, et mitte tema ei teinud, vaid mina tegin. Ja kui selleks ma kardan, et on üsna vähesed võimelised, emad on võib-olla ainult laste puhul selleks võimelised. No mis siis Tõnis Luukas üle jääb? Üle jääb see, et me võime jääda oma eri seisukohtadele, aga me ajame ühist asja ja ühist asja tuleb ühes koos teha. Mida teie opositsiooni esindaja näete praegusest olukorrast, kui tõesti Isamaa legendaarne liige, nii võib ütelda Tartus, Tõnis Luukas volikogu esimehena ei kuulu Isamaa fraktsiooni? Eks ta, ütleme, pisut kummaline kindlasti on. Seadus seda võimaldub, aga eks nad on ise ennast sinna kahvli otsa mänginud ja ma arvan, et eks Isamaa peabki sisemiselt oma asjad ära klattima, aga veel kord, eks ta parajalt koomiline on. Hetkel töötame ikkagi selle eesmärgiga, et Tõnis Lukas fraktsiooniga liituks. Me teame, et selle eelduseks on tema ja Kris Kärneri vaheliste siis erimeelsuste ületamine, et kui meil see ei õnnestu, mis sellele järgnema peaks, seda me pean tunnistama, et seda me arutanud hetkel ei ole.